Tere 3. K-klass! Täna läheme koos kevadisele õppekäigule. Palun ava oma töövihik leheküljelt 38 kuni 39 ja vaata, mida pead looduses jälgima. Kõigepealt pead märkima meie õppekäigu koha. Ja meie läheme metsa. Nüüd vaatame ilma. Õhutemperatuur +4 kraadi, vahelduv pilvisus, sademed puuduvad, nõrk põhjatuul. Ja nüüd küsin sinult, kas teadsid, mille järgi saame looduses määrata põhja ja lõuna suunda? Vaata seda puud. Päikese pool lõunas on puul palju vähem samblikke, sest samblad ja samblikud eelistavad varjulist põhja poolt. Sipelgapesa võid aga tihti leida puu lõunaküljelt. Tuletame meelde, mis oli sambla ja sambliku vahe. Samblikul on tallus, kuid samblal on vars ja lehed. Teeme väikese kõrvalpõike ja räägime kevade märkidest looduses ja vaatame, missuguseid liike me metsas näeme. Milliseid kevadele iseloomulikke muutusi märkad maapinnal? Kas panid tähele, et lumi on juba peaaegu sulanud ja eelmise aasta koltunud kõrred on kuivad? Suurematelt veekogudelt on jää juba sulanud, kuid väiksemad võivad olla veel jääga kaetud. Nüüd läheme edasi ja vaatame, milliseid taimi ja loomi me tee peal näeme. Leidsime rasvatihase ja toominga. Puude ja põõsaste okstel on näha puhkemas pungasid. Eelmise aasta lehed on langenud maha ja muutunud pruuniks ning samas näeme õitsvaid sinililli ja mürgist näsiniint. Lähme vaatame, milliseid inimeste ja loomade tegevuste jälgi me looduses näeme. Mis sa arvad, kas inimene või loom? Muidugi loom. See on kopra langetatud puu. Siin aga on inimese kätetöö. Inimtegevuse jälgi, prügi, näeme ka nende ilusate sinilillede kõrval. Viimaste kaadrite sisu jääb sinu otsustada. On see ilus või kole? Võtame selle õppekäigu kokku ja vaatame töövihikut. Kevadine õppekäik. Kui sul ei ole võimalik minna ise õppekäigule, siis vaata minu videot ja kirjuta selle järgi. Kui lähed metsa, randa või parki, kirjuta koha nimetus siia ja kuupäev siia. Kui soovid, võta kaasa termomeeter ja kompass. Ilma jälgimine on sinu jaoks selge. Lehekülg 39. Ma usun, et näed maapinnal samasuguseid muutusi kui mina. Maapinnalt on lumi hakanud sulama ja ka veekogudel on jää sulanud, mis on puude ja põõsaste okstel näha. Puude ja põõsaste okstel puhkevad pungad. Sügislehed on muutunud pruuniks. Õppekäigul koos minuga nägid sinilille ja näsiniint. Näsiniin ei ole lill, vaid põõsas. Seega kirjutad siia sinilill ning siin loeme kokku. Nägime 2 õitsvat taimeliiki, sinilille ja näsiniint. Koos minuga nägid ja kuulsid rasvatihast. Putukaid me kahjuks ei märganud. Loomadest nägime minu koera ja kopra elutegevuse jälgi. Töövihik lehekülg 40. Inimeste tegevuse jäljed looduses. Head tegevused ja halvad tegevused. Sellele mõtle ise. Ilmakaared. Kas looduses on märke, mis näitavad põhja suunda? Kui vaatad mitmeid puid, võid märgata, et samblad ja samblikud eelistavad põhja suunda. Kui märkad looduses sipelgapesa, siis tõenäoliselt on see puust lõuna suunas.
ja siia kirjuta meie õppekäigust paari lausega. Ole tubli, head aega!